Tervist kulinaariahuvilised! On plaan suitsutada liha täitsa oma tarbeks ja natukene ka trenni mõttes. Ma tahan suitsutada barbecue moodi ehk siis mitte barbecue ahjus, vaid suitsuahjus ja tahan harjutada kodukohvikute päevaks, kus ma plaanin pakkuda barbecue liha mitmel erineval moel. Ja käisin täna turul, et osta siis proovin kaelakarbonaadiga ja sellise ilusa abalihaga, et vaatan, millest ma siis lõpuks teen. No ja muidugi tulid vastu mulle sellised ilusad ribid, peekonid. Kuidas sa mitte siis ei suitsuta neid, kui nagunii suitsutad. No ja kui ahi nagunii soojaks aetud, siis teeme ka mõned kanad. Kanad on ostetud Lidlist, lugesin etiketilt, pärit on nad Poolast. Lidlist on nad eelkõige hinna pärast, sest Eesti kana on kuidagi ebanormaalselt või siis, ma ei tea, õiglaselt kalliks läinud. Kui õiglaselt, siis keegi saab tähendab õiglast tasu, aga ostja hääletab rahakotiga ja seepärast ostsin ma kanad Lidlist. Aga mis siin ikka, pikka juttu, hakkame soolama. Eks seda soolamist ole varem näidatud küll, aga elu näitab, et rahvas ei viitsi vanemaid videoid vaadata. Isegi minu 2 viimast videot, mõlemad olid autoklaavist. Esimeses videos ma rääkisin, kust ma selle autoklaavi sain. Ja ikka tulevad kirjad, kust sa said, kust sa said. Kust sa said, kust sa said. No vaata videot, saad teada. Ja eks siis sama ole ka suitsutamisega ja liha soolamisega, et vaevalt keegi viitsib jälle sinna taha hakata lappama, mis varem on avaldatud. Seepärast kordame põhitõed uuesti üle. Põhitõed, need on tegelikult minu enda isiklikud tõed. Kana ja sealiha soolan ma erineva soolakogusega. Mina olen oma jaoks töötanud välja sellise retsepti, et 70 grammi soola liitri vee kohta. Siin on mul 22 liitrit vett, 140 grammi soola. Pool nitrit soola, pool keedusoola. Miks pool ja pool? Miks mitte, lihtsalt. Võib ka puhta nitrit soolaga teha, võib ka tavalise keedusoolaga teha, aga nitrit sool annab parema maitse ja pool panen keedusoola, et hoida nitrit soola kokku lihtsalt, et nitrit soola ei saa niisama tavapoest osta. Seda ma pean Saksa vorstist tellima. Ja mina soolan märgsoolamise meetodil ja süstin. Paljud on selle vastu teadmatusest enamasti. Arvatakse, et süstitakse vett sisse selleks, et saada kaalu, et saada rohkem raha. Minu puhul see nii ei ole. Kordan veel kord, kes pole varem vaadanud varasemaid videoid. Vesi on transpordivahend, mis transpordib soola lihasesse ja mina ei viitsi oodata nädal aega, millal ta sooldub. Mina täna süstin, homme õhtul võtan välja, panen nõrguma ja ülehomme läheb suitsu. Võiks juba homme hommikul hakata suitsutama. Süstimine viib selle soola lihasse ja kogu aeg on niimoodi tehtud. Tehakse lihakombinaatides ka niimoodi ja asi toimib. Kui palju süstida? Olustveres meile õpetati, et 20% liha kogusest ehk 1 kilo kohta 200 grammi vett. Ja seal me süstisime ka ja süstid juba ujub, paned kaalule, vaatad, no ei ole vaja veel süstida. Mina seda ei jälgi, mina süstin tunde järgi. Kanale ma süstin 4 süstlatäit
igasse suuremasse lihasesse üks süstlatäis. Lükkan ta siit niimoodi siia rinnalihasesse ja süstin. Nii, üks läks. Teise ka. See sool läheb siin ilusasti mööda liha laiali ja pärast ma uputan nad veel soolvette ära. Ja nüüd siis kints ja koib. Niimoodi. Võtan siit niimoodi, suskan siit sisse. Näete, koivani välja on näha, kuidas läks sinna koiba juba see soola lahus. Ei mingit kunsti. Ja teisele poole samamoodi. Nagu doktor. Ja nii süstin teised ka. Kanad on süstitud. Ei läinud 5 minutitki. Nüüd panen ma nad suuremasse nõusse ja valan peale soolvee. Ja peale valamiseks siia vette lisan ma tavalist soola, siia enam nitritsoola ei pane. Nagu näete, on mul kasutusel tavaline ämber, Bauhausist ostetud, aga mulle meeldis, et siin on numbrid. Numbrid olid küll valged vaevu nähtavad, ma tegin nad veekindla markeriga mustaks. Hea on korraga segada suurem kogus soolvett. Aga valame peale, vaatame. No näete, kogemused tulevad aastatega. Täpselt jagus. Nüüd panen kaane peale ja viin külmkappi ja jätkame sealihaga. Sealihaga on teised kogused. Meile koolis õpetati 10% lahus ehk siis liitri kohta või siis ütleme niimoodi, paned 100 grammi soola ja valad vett peale, kuni on liiter täis. Selline. Aga minule on seda palju ja ma usun, et paljudele on seda palju. See on selline vana nõukaaegne klassika. Paljudele meeldib ka soolasem. Seepärast olen mina oma jaoks töötanud välja soolsuse sellise, et mul on liiter vett ja 90 grammi soola. Sellisele ribilihale, kaelakarbonaadile, abalihale, välisfileele panen ma vähem soola. Sisefileele veel vähem. Sisefileele läheb nii palju nagu kanale. Välisfileele 80 grammi liitrile. Muidu jääb soolane. No ja siin käib süstimine juba tunde ja kogemuse järgi. Ma süstin seda liha niimoodi, vaatan, näete, see läheb siia sisse, ei tee teist nägugi. Nagu öeldud, peaks minema 20%, aga mul ta nii palju ei lähe. Mingi 3-4 sentimeetrise vahega lasen süstlatäie sisse, ma näen, kuidas ta läheb siia, kuidas ta paisub ühelt poolt suuremal tükil ja teiselt poolt ka. Ja pärast samamoodi uputan soolvette. Keeran liha ringi ja lasen teiselt poolt ka.
näete, kui on juba täis, siis ajab välja. Siin vanad tegijad teevad ka kuivsoolas või siis märgsoolas, hoiavad soolvees. Kuivsoolas, kuidas see pidi olema, et ööpäevaga läheb 1 sentimeeter sooldub liha. Et kui see liha on, no mis ta siin on, läbimõõt, ütleme 7 senti, iga päev sooldub 1 sent, 1 sent, 5 jääb järgi, teine päev 1 jääb järgi. No vähemalt 3 päeva kuivsoolas. Nii, aga nüüd siis peekonid. Siin on selline, vot siin on kihtide vahele, ma vahest lasengi, lükkan siia ühe tumeda osa vahele, teise, et ta jõuaks igale poole. No need on suht kitsad tükid. Turul lõigatakse nad sellised ostjale parajad. Ma tahaks tegelikult suitsuahju riputada suurema tüki. Vahel õnnestub, et lõigake mulle sea küljest. Tavaliselt on kõik juba ära lõigatud väikesteks. Liharaiuja tahab koju minna. Süstitud ka need lähevad samamoodi basseini. Noh, siia vist läheb isegi vähem vett peale. Kuidagi ühtlaselt on. Ja siia läheb samuti soolvesi, samad protsendid, 90 grammi 100-le ja ilma nitritsoolata ei ole mõtet. Nitritsoola süstime sisse, et säiliks ilus värv. Nii, aga läheb samamoodi külma ja homme õhtul võtan välja ja siis kohtume. Ongi saabunud uue päeva õhtu. Võtsin lihad soolveest välja ja panen nad rippuma, nõrguma. Ega siin mingit erilist kunsti ei ole. Kordame lihtsalt jälle üle. Siduda seotakse tavaliselt siis, kui tükk on ebakorrapärane. No siin tuleb avaliha, siis ma näitan. Aga selline ilus peekon, ma arvan, et ma ei peaks seda siduma. Panen siia, vaatame, kuidas ta siit nüüd läbi läheb või peab noaga augu ette tegema. Üldiselt on konksud teravad. Niimoodi. Ja niimoodi läheb ahju. Ja niimoodi läheb ka praegu rippuma. Lihtsam on noaga väike täkke teha. Muidu torkan veel omale konksu kätte kamarast läbi. Jah, kahju, et ta selline väike on. Niimoodi on ilus, aga ahjus tõmbab kokku. See on avaliha. Näete, sellised tükid siin ripuvad ja vot sellist liha seotakse. Kas singivõrku läbi toru või siis nööriga. Aga mina plaanin teha barbecue liha. Ma suitsutan teda, pärast panen fooliumisse ja küpsetan seega. Mul ei ole see oluline, seepärast mina ei hakka teda siduma. Ma veel mõtlen, äkki ma panen ta hoopis niimoodi restile. Aga praegu ma riputan ta kuivama, soojenema, tahenema,
Seepärast ma panen ta konksu otsa. Ma veel ei tea, eks homme paistab, kuidas ma ta panen, kas ma panen ta restile või niimoodi rippu. Nii on ta tegelikult väga hea, suits pääseb ilusasti 2 poolt või 4 poolt ümberringi. Ja sama lugu on kaelakarbonaadiga. Ma olen näinud, kuidas mõned seovad, on kuulnud, et sinki peab siduma ja siis muudkui seovad. Isegi kanakoibi suitsutavad. No kanakoib, mis seal on? Nii nööriga kinni mässitud, mõtled, miks? Aru ma ei saa. No vot, ilus tükk. Nendega oleme ühel pool. Nüüd siis kanad. Teeme kanadega jälle selle ooperi, mis varemgi tehtud. Teeme ta kompaktsemaks. Siit kõõluse juurest lõikan läbi oma arvates täpselt nii palju, et jalg läheb siit läbi, lupsti, vot niimoodi. Ja tiivad, no näete, ta on algselt niimoodi, tiivad on selja taha väänatud. Võib-olla isegi ma ei peagi midagi tegema. Las ta olla niimoodi. Vaatame mõned teised, kus tiivad on ripakele, siis paneme tiivad niimoodi naha alla taskusse. Ja mina olen ise välja mõelnud kanale riputamissüsteemi. Olen proovinud igat moodi. On ka igasugu soovitusi. Algselt ma riputasin niimoodi, koibadest, nööriga kinni seotud, aga näete, siis ta niimoodi veniski niimoodi välja. Aga tahaks, et kana oleks siuke kompaktne, pontsakas. Olen vaadanud ka suured targad õpetavad YouTube'is, et paned konksu siit kusagilt või väljaspoolt ribide vahelt läbi ja riputad niimoodi. Mul on ka isegi alla kukkunud, küpseb nii läbi, et tuleb siit, ribid löövad krõk katki ja kukub alla. Seepärast on, näete, sellised konksud. Lasin teha sõber Mardil ja ajan siit sisse 2 poolt saba. Teine ots on mul siit juba peos. Hops. Ja ongi selline ilus pontsakas kana. Siin ongi tiib lahti. Käed tasku, sellepärast, et reeglina kipuvad need tiiva otsad, nukid ära kõrbema või kuivama liigselt. Aga me teeme siia väikese sisse lõike ja paneme siit sisse lõikest tiiva niimoodi naha alla. Näete, kuidas ta läheb naha alla. Hops. Ja niimoodi on tiib siin naha all ja ta ei kuiva ära. Ma ei viitsi homme mängida, aga üldiselt kui kana enne suitsuahju panekut kasta 2-3 sekundit keevasse vette ja siis võtad välja, siis jääb nahk pehmem. See on tulikuum vesi. Ta kuivab kohe ära, sellepärast, et on kuum, aurab ära ja nahk tuleb ilusam. No ma olen proovinud nii ja naa. Kord on, kord ei ole, jäävad sellised nagu rasvad jooksevad, aga ma ei viitsi vist homme mängida sellega. Aga teadmiseks, võite proovida. Ilmad on ilusad, pesin ära oma teise suitsuahju elektrilise, homme teen ma puuküttekahjus ja lükkasin selle garaaži praegu ja ma viingi nad sinna rippuma. Seal on soe, ikkagi peaaegu toatemperatuur ja las nad seal nõrguvad.
ja ongi saabunud uue päeva hommik. Nagu ka juures olevalt pildilt näete, on lihad ilusasti kuivanud. Mõni rohkem, mõni vähem, aga üldiselt on nad kuivad. Ahi on köetud juba kuumaks. Täna ei jälgi mingeid reegleid selliseid, et 80 kraadiga tingimata lõpuni, kuna ma tahan teha ka barbecueliha, siis täna suitsutame sellisel kodusel meetodil, koduses ahjus, kodusel meetodil ja kütan ilma kooreta lepaga, et liha ei läheks tahmaseks, aga riputan liha ahju. Kõigepealt siis need, mis on barbecuelihad, lähevad tahapoole, teised ettepoole, sest ma võtan need enne välja. Ma olen nüüd siin mingi, ma ei vaadanudki kella, vast oma 2,5 tundi jännanud. Või mis nüüd jändamine? Mitte eriti. Temperatuur on püsinud 90 seal tuuris. Täitsa ma ei ole midagi väga pingutanud ja äpist näitab, hetkel on 87 ja lihad on siis ka vastavalt, nagu näete, see peekon on juba 44, aga vaatame ahju, mis nägu nad on. Noh, mis siit tuleb? No näete, täitsa kena. Ei ole viga. Ei ole viga. Aga mul on siin lõkke kohal, tule aseme kohal on rest ja on pann ja ma panen sinna ka nüüd natukene laastu, et anname värvi juurde, sest peekon hakkab varsti valmis saama. Jälgime mängu. Peekon on seest 60 kraadi. Nüüd ma võtan peekoni välja ja teen köögis praeahjus lõpuni. Minu ahjul on aurufunktsioon. Panen 80 kraadi ja teen auruga, kuni seest on 68, 69, siis jääb ta selline hea mahlane. Kui teil ei ole aurufunktsiooni, mitte midagi ei ole hullu, panete kausi ahju põhja ja lihad sinna peale. Mis ma sellega saavutan? Siin, no läheb veel aega, kui teha lõpuni. Paar tundi kindlasti, sest need lõputemperatuurid tõusevad aeglaselt. Seal ma saan kiiremini ja tõmbab ilusasti kamara pehmeks ja ka kadu on väiksem. Siin tilgub välja, aga seal ei tilgu midagi välja, nii et võtan peekoni välja. No näete, väga sümpaatne ja tundub selline heas konditsioonis. Ja teised on ka ilusa välimusega, mis siin alles on, kana ja lihad.
kana on ka liha, aga kanaliha, sealiha. Nii, siit jätkame, nendega lähen tuppa. See on hämmastav. Alla poole tunni 60-68 valmis. Ja nüüd paneme ta jahtuma. Ma mõtlesin, improviseerisin ahjuroobist, et riputan, aga ma võtsin ju konksud välja. Aga ta võib sama hästi siin resti peal jahtuda ja tilkuda. Vot selline lugu. Peaks äkki paar kana ka viima sinna auru kätte, teeks ühe siin. Oleks hea võrdlusmoment. Pidasin iseendaga kiirelt aru. Kana on seest 60-61. Viin need aurorežiimile. Ühe jätan siia, 2 viin sinna. Ja siis pärast vaatame, kui seal valmis saab, mis siin temperatuur on. Uskuge või mitte, pool tundi 80-kraadises aurus ja tõusis 60-75 sisetemperatuur. Siin on 64. Seal tõusis 15 kraadi, siin 4 kraadi. Nii et mõelge seda auru asja, kellel veel ei ole. Aga nüüd paneme linnud ilusasti siia ka jahtuma. Rippuma, jahtuma, tilkuma. Aga nüüd hakkame valmistuma barbecue etapiks. Segan kokku ühe väikese mopi. Panen siit barbecue kastet. Ohoh, tuli korralikult musta stramoosi. No, panen veel. Küll ta head teeb. Ja õunamahla. Täitsa silma järgi. Niimoodi. Et ta ära ei lendaks. Karbonaad või aba, ma ei mäleta kummale, ma pistin selle sondi sisse, näitab 58. Nüüd on meil vaja see liha määrida ja sisse keerata fooliumisse.
Päris kena mopp paistab olema. No vaevu isegi mahub. Ma valan siit torust veel õunamahla sisse. Ja teine tükk. Nüüd panen natukene õunamahla. See siis annab auru. Ja nüüd annan kuuma vähe rohkem, 120 näiteks. Vaatame, kuidas see kana käitub ja kuidas meil liha küpseb. Täpselt 2 tundi läks, kui see liha, see kana küpseks sai. Noh, ta on parasjagu tume, sest ma andsin siin valusat tuld ja suitsu ja et liha fooliumis saaks kuuma ja auru ja küpseks ja see liha on hetkel meil 83 ja 88. Lasen 95-ni, siis on ta selline rebitava liha staadiumis. Aga mul ei lasta oodata, kuni kõik valmis saab. Rahvas sealpool kaamerat nõuab süüa. Muist juba jagasin laiali. Teeme siis selle degusteerimise ära, omal ka juba neelud käivad. Noh, ilus roosakas liha. Üldiselt peaks laskma 72-ni seest, aga olen vähem lasknud ja siis üks blogija teeb ka huvitavaid retsepte. Ilse Metsamaa kirjutas mulle, et tema laseb 68-ni, jääb hea mahlane ja ma olen ka peale seda 68-ni lasknud. Sellist. Me ei räägi siin sisefileest, mida suitsutame 63 kraadini. Täpselt paras, mõnus, paras soolasus. Ma ei pannud soolvett ja suhkrut. Miks? Unustasin. Muidu oleks pannud. Aga on ka ilma selle suhkruta väga hea. Ja kamar. Noh, on läbi näritav, aga võiks olla natuke pehmem, kui pärast see liha kilesse mätsida.
siis tõmbab kamara pehmemaks. Üldiselt ma olen seda ka varem rääkinud, aga taaskord viskab Facebookis reklaami ette. Ahjusoe suitsuliha, tulge. Liha peab olema jahtunud. Igal juhul, muidu hakkavad need mahlad kõik jooksma rahulikult, rippunud, jahtunud. Kanaga on võib-olla veidi teisiti. Kana on hea nii jahtunud peast kui soojast peast ja kana suhtes teen ma ka mööndusi. Nii. Näete, selline kena, ma ei tea, kuidas siin valgus on, nagu ikka mul see päikesega on probleemid. Jummel kui hea. See on nüüd siis lastud 60 kraadini suitsu ja näete, ta ei ole verine ega midagi, ilusasti läbi küpsenud seest 75-ni. Võib ka, ma olen lasknud ka 70-ni, kui ei kannata ja ei ole ta midagi. Aga tervise riskide vältimiseks on mõttekas kana kuumutada 75-ni seest. Huvitav oleks nüüd võrdluseks seda proovida, mis oli 2 tundi kauem ahjus, sai rohkem suitsu. Noh, ta on pealt mitte just kõige parema kaubandusliku välimusega, selline suht tume. Aga vot seda maitset tahaks teada. Käes on nüüd grande finale. Lihad välja võetud, ammu juba jahtunudki, no ikka veel soe on. Vahepeal siras päike nii tugevalt, et oli võimatu filmida. Sai tegeleda aiatöödega. Liha lasin seest 95 ja vaatame, kuidas on. Õunamahl on põhjas. See aitas auruga kaasa. Et õunamahl tekitas auru ja aitas küpsemisele kaasa. Nii, komisjon hindab. Tea, kust poolt läheneda. Kuidas on. Nii, noh, rebeneb nagu ikka. Väga mõnus suitsumekk. Nii ja see oli, ma ei teagi, kumb see nüüd oli haba, kumb see karbonaad oli. Rebeneb, näete, on selline mõnus mahlane. See on parem. See vist on kaelakarbonaad. Rasvasem, jah. Vabatükk oli väiksem ka. Ja ma tahtsingi testida, et kummast ma hakkan tegema siis kodukohvikute päeval mõnusaid ampse barbecue lihast. Täitsa lõpp. Päris korralik erinevus on lihal. See oleks nagu natukene kuivem ka. Näete, värvitoon on ka heledam on. Hea on sellegi poolest. Aga selle vastu ei saa. Super-puper, giga-mega. Ja nüüd on veel meil testida see tume kana, kuidas see on.
see kana oli siis ahjus kogu barbecue protsessi vältel. Meenutan, et eelmised sai auruga valmis tehtud ja said tunduvalt kiiremini. Ja nüüd vaatame ka maitse erinevust. Kust poolt läheneme? Ikka siit koiva poolt. Selge see, et ta on küps, kui nii pikalt ja korraliku kuumusega küpsetatud. Natukene teine maitse on. Aga on ka kuivem võrreldes eelmisega. Aga maitse on loomulikult väga hea. Ma ootasin lihtsalt rohkem suitsumaitset, aga seda ei ole. Noh, kas riskiks seda nahka ka proovida? Nahk on jah sitkem, aga muidu kana nagu kana. Lihtsalt leidis tõestust tõsiasi, et ei ole mõtet pikalt siin ahjus küpsetada, kui on võimalik teha see lõpp auruga. Ja ma pean mainima, et see eelmine auruga viimistletud kana oli parem. Midagi läks siin nüüd kaduma. Mingi maitse nüanss selle pika küpsemisega. Jah, seekord sedapidi. Sai suitsutatud üle pika aja. Oli päris meeldiv tegevus. Kogu see protsess ei võtnudki mul väga palju aega. Mingi 7 tundi. Tänu aurule sain ma 4 tunniga need kanad tehtud, et päris hea tulemus. Selline lugu, aga järgmine kord oleks aeg siirduda juba grillilainele. Siis näeme.